Juuli alguses juhtus olema paar mitte nii väga kuuma päeva ja kasutan seda aega, et nautida rohelust ja samal ajal vanu talukohti otsida. Tee on küll pikem, aga mugavus maksab ka midagi. Kõige lihtsam on siia keset Korju küla tulla Ristee otsa juurest üle Kukeharja mäe ja üle Rõunamäe. Täna on plaan käia kõigepealt Kõllistes ja siis vaadata edasi, kas jaksan veel kuhugi põigata. Rõunamäelt alla minnes valin vasakpoolse tee, kust saab Kõllistesse teed mööda, mis on praegu täitsa rahuldavalt läbitav. Sain päris pikalt rattaga sõita, aga siin on üks pehmem koht, kus pidasin paremaks igaks juhuks ratta otsast maha tulla. Ettevaatlikkus ikka enne kõike. On kesksuvi ja loodus lokkab. Siinsel madalal maal paistab olevat viljakas muld, sest kõik kasvab mühinal. Jõudsin teelahkmele, kust paremale jääb teede ristumise koht, mida olen eelmistes videotes mitu korda näidanud. Otse minnes saab Kõlliste uue toale ja vasakul on Kõlliste. Jätsin ratta siia ootama ja kõmbin jala edasi. Vahepeal on rada rohu sees kitsuke, aga varjulisemas kohas, kus päikest vähem, on paremini näha, et ma kõnnin ikka tee peal. Ongi Kõlliste. Siin elas perekond Mis. Mitte nagu küsimus mis, aga mis 2 S-iga. Siin suurte puude all on Kõlliste varemed. Kõlliste oli suur talukoht mitmete hoonetega, aga nii kõrge rohu seest ei paista madalad varemenukid välja, nii et praegu ma siin rohu sees otsima ei hakka. Õunapuud on õunu täis. Kõrged vanad pärnapuud. Enamus nendest teedest, mida mööda Korju külast tänapäeval liikuda saab, on nõukogude ajal rajatud kruusateed metsamajandamiseks. Ja needki on juba kinni kasvanud. Selle aja teedest, kui siinsetes taludes veel vilgas elukees, pole peaaegu midagi säilinud. Siin metsaservas on puude all kivid. Uurisin neid igaks juhuks lähemalt, aga ühtegi selget nurka need siiski ei paista moodustavat ja ega tegelikult ajaloolise kaardi järgi selles kohas ka hoonet ei olnud. Küllap need kivid on niisama kunagi põllu pealt eest ära korjatud. Metsmaasika lõhn on minu meelest üks mõnusamaid lõhnu. Vesi ja truup, mille rõngad ajahambast puretud ja pisut auklikud. Kui sa peaksid kunagi siia kanti sattuma, siis vaata jala ette. Kuskil seal suunas peaks olema Sookurgu, aga sinna ei vii enam ühtki teed ega rada.
Mõtlesin, et lähen vaatan igaks juhuks nende 2 pärna juurde, aga sinna ja tagasi võttis mul tund aega. Näe, põder. Läheb üle selle sama raiesmiku vaevalt pool tundi pärast seda, kui mina sealt raginal tulin. Umbes seal, kuhu põder suundub, tasub ka millalgi otsida, kas on veel midagi leida kunagistest hoonetest. Ajaloolise kaardi järgi peaks seal olema olnud 2 hoonet ja kuulsin nagu mingit juttu, et seal oli olnud vesiveski. See suund on Vargla poole, ehk siis väikese kaarega Rõunamäe ja Riste otsa poole, aga praegu siiski pole mõtet sinna poole trügida. Longin tagasi ja imetlen tee peale jäävaid taimi, putukaid ja liblikaid. Täitsa tore, et vahepeal on ka natuke lagedam, kus saab nii-öelda jalgu järel vedada. Kuna päev on alles poole peal, siis võtan ikkagi ette ja vaatan sinna poole, kus kaardi järgi peaks olema Kõlliste uue toa. See tee on aga metsa väljaveo tee, künklik ja konarlik. Hüplen mööda kive, mättaid ja rööpaääri. Vahepeal jäin mitu korda aru pidama, kas minna edasi või keerata tagasi, aga läksin ikka veel natuke. Ja siis nägin kauguses kahtlaselt kaharat kuuske ja sellest veidi eespool puud, mis paistis teistest heledam. Kas tõesti remmelgas? Aga järelikult peab siin kuskil olema ka märke kunagistest hoonetest. Remmelgad ei kasva suvaliselt kuskil metsas. See peab olema Kõlliste uue toa. Vaatan, et vana tee paistab olevat läinud siit remmelgast vasakut kätt. No, pildi pealt ei saa ilmselt mõhkugi aru, aga koha peal oli aimata, et tee läheb siit otse. No, või on läinud kunagi siit otse. Eks ragistasingi siit otse hea õnne peale, aga ma leidsin. Kas sa kujutad ette, et keegi võib rõõmustada vanu varemeid leides? Paljud ilmselt ei mõista seda ja küllap mõned panevad pahakski, et mis asja sa kolad mööda metsi. Kas kodus midagi teha ei ole? On küll kodus teha, oi kuidas on teha. Terved külatäit inimesi läheks vaja, et kõik need asjad tehtud saaks. Ma ei jõua ilmaski neid üksipäini tehtud. No ja näe, siin ma olengi keset küla, aga inimesi paraku enam ei ole. Kõlliste uue toal elasid Martinsonid. Mõelda, et kunagi olid siin viljapuud ja põõsad, peeti loomi, olid karjamaad ja heinamaad ja mesitarud. Ja lapsed jooksid ringi. Ema rääkis, et Martinsonidel oli ka maja Pärnus, õigemini 2 maja, millest suurem oli üürilistele ja ise elasid väiksemas hoovimajas. Ema elas seal nende juures mõnda aega ülemisel korrusel pööningutoas. Kiitis, et sai seal elades palju inspiratsiooni, kuidas asju paigutada nii, et tuba oleks kogu aeg korras. Kuhugi sinnapoole jääb Kruusimäe. Linnulennult on siit minna umbes 400 meetrit, aga see ei ole siin tasane heinamaa, mida mööda jalutada. Ma loodan, et ma ei murra jalgu siin. Ühel hetkel silmasin üle võsa kõrguvat puud, mis jällegi ilmselgelt ei ole tavapäraselt metsas kasvav puu. Ja siis äkki kivi. Ja no kuule, see on ju Sirel siin kivi kõrval. See peab siis olema Kruusimäe, kus kunagi elasid Johannes ja Viiu Truumann. Läksin ümber kivi ja veel mõned sammud ja avastasin, et olen keset kunagist hoonet.
See on täiesti müstiline, kuidas on võimalik kiira-käära minna kuhugi, ei tea kuhu, otsida midagi, ei tea mida ja ühtäkki seista seal, kus kunagi oli kellegi maja, kus oli kellegi kodu. Seista seal vaikselt ja tunda, kuidas korraks see koht otsega ärkab ellu, sest leidus keegi, kes veel midagi teadis, keegi, kes tuli. Küll ainult viivukeseks. Aastakümnete mõõtkavas kaduv väikeseks hetkeks ja igavikulises mõõtmes täiesti olematuks ajaks. Aga siiski, keegi võttis tulla ja jõudis tõesti kohale. Kui veab, siis võib-olla tuleb kunagi keegi veel, kes ei tule selleks, et puid maha võtta rahaks teha, vaid kes tuleb koha enda pärast. Tõepoolest ongi kastan. Puu on kevadel lehtimise ajal külma saanud ja lehed on sellepärast pruunikaks tõmmanud. Pärast vaevalist võsas ragistamist tagasi Kõlliste uue toal. Näe, esimesel pilgul ei hakka silmagi, aga vaata. Seal puude vahel kõrgub korsten, mis veel vapralt püsti püsib. See, mis pildi peal ja eemalt silmaga vaadates paistab kena lagendik, oli tegelikkuses raiesmiku risti-rästi oksarägastik ja kännud ja võsa. Isegi need imeliselt lõhnavad angervaksad olid nii kõrged, et ulatusid mul üle pea. Ja ma ei liialda, need tõesti olid minust kõrgemad. Päris läbi võttis tänane käik. Raiesmiku ületamine ei ole nalja asi. Kolm nädalat hiljem sain Paadremaa kodukandipäeval tuttavaks Urve Martinsoniga, kes sündis ja kasvas Kõlliste uue toal ja tema poja Alo Martinsoniga. Alo Martinson on ema juttude ja vanade fotode järgi teinud Kõlliste uue toa maketi, umbes nii nagu see toona oli. 1911 või 12 talvel ja 1918. Ja siis vaat siin on ja nemad tulid ja elasid 14. aastal, näed, siin on kirjutatud, et ostis selle teise Kõlliste käest. Teisel Kõllistel oli 50 hektarit, 21 hektarit sai endale siis. Ja siin me oleme, see on see noorem poeg ja mina olen see ema siis. Mina olen teine põlvkond, siis tema on kolmas põlvkond, neljas ja vaata. 25 poega ja 25 meie järglased. No vägev ju. Nende järglased. Nii, talus elatakse 57. aastal. Hiljem suviti. No me lõpetasime 58. Just, mina elasin võttu ja selle 58 lõpetasin. See on seka poolt või? Siis ta läks siit või? Siit läheb
läheb Ainuvälja, siin on sild, aga meie elasime siin Sikapõe juurest Rõõdepikku sinna metsa vahele ja keersime siia. Siin on Rüüsma talu, siis edasi tuli Pikapõlva ja siis vaat see on meie oma. Siin on 2 vana maja ja vana ait ja siia on isa ehitas siis uue maja. No ma ei jaga üldse praegu ära. Mul on küll. Sa oled siin Rõuksis. Praegu olen siin koolimajas. Siin on Võtsu praegu siis. Aga see läheb siis Varna peale või? See läheb sinna Varnasse. No selge. Seda pidi ja siit läks siia alla. Just. Siit pool kilomeetrit ja siis hakkas minema. Kus on Koosel Kraanjuste maja oli? Jah, Koosel Kraanjused oli Pikapõlva. Vot seal ma olen käinud. Pikapõlva maja on siin, see on nüüd, aga Pikapõlva maja on siin. Koosel Kraanjuse lembiti ja endel. Just. Ja neid otse oleks 400 meetrit. Mis materjalid välja, see on papist katus, see on tavaline see puiste kruus, mida talvel tee peale puistame ja siis kui jõudsin nende puudeni, siis need on korgist ja liim, mida on põhimõtteliselt PVA kõik, natuke üht-teist ka sellega nägin mingit spetsiiliimi ja ostsin. Aga siis jõudsin selleni ja siis siin oli ka nende puudeni ja selle säbruni ja siis oli ka alla läks ainult PVA liim ja seda säbru ainult säbru, mis meil kodus oli see kassiliiva sitakast ja sealt see ja seda ma siis puistasin siin. Jah, nii et see on naturaalne on kõik. Sellega saate ilusa sellise puiste. Ega need niidid ma siin täiesti avastasin, et alguses ma lõikasin sellised lihtsalt papist. Ja siis kuskilt mul see mõte tekkis, et siuke niidi asi siia hoopis panna. Kõik sellised nii-öelda samm-sammult, et midagi ette mõelnud ei olnud, kuskil mingit nimekirja ei olnud, et millest peab tegema. Sõber on puussepp, tema andis mulle liistrid, lasi saja peal 50x50 selle asja aluse. Ja tegelikult see kõik need ääred päris on umbes nii kaugelt suuremad. Et see näiteks Koppel algab tegelikult alles siit maalt, talumaad on suured. Ja see mesilas Koppel on seal, et ma lihtsalt pidin natukene pildile tooma, sest muidu nad oleks pidanud siukest maketti siia. Aga idee oli jah, et eelmisel aastal käisime külastamas ja mustvalgeid pilte albumist. Ei oska enam, ei tea kus nurgalt, kus kohast see pilt ja teine pilt oli. Lapsed on puu otsas, aga millise puu otsas on. Ja nüüd me teame täpselt, kõik suguvõsa teab, et laste pilt on tehtud siit kohast selle puu otsast. Või näiteks vana on see pilt, see on üks valge pilt, kus nad perega koos on, need, kes siin ostsid ja siis 3 poega elasid. See pilt on täpselt siin nurga all tehtud. Et siis täna on põhimõtteliselt mitu albumit mustvalgeid pilte kõik positsioneeritud ja kõik inimesed ja kaasatud mina, kellel ei olnud ju tegelikult sellest üldasetusest absoluutselt aimu. Ja siis see innustas, et peab selle kõigepealt klotsikestega natukene ja siis hakkasid nii-öelda vaikselt tegema ja. Mis teie nimi on üldse? Mina olen Alo. See sama? Jah, mina olen see. Mina on siis, mis on 4. põlve võsu. Kui kaua see on väga äkseks? Nokitsemist oli umbes 2 kuud, aga ega ma seal iga päev ei teinud. Ma ei oska isegi tunde öelda, kui palju see on lõbuks. Päris valmis. Kuskil kogu protsess isegi on 3 kuud. Sa alates siis selle vineeritüki saamisest sõbra käest. Ja siis täitsa hakkasid mõtlema, et mida millega teha ja mõtlesin, et panen lihtsalt puuklotsid ja teen lakiga ja natukene tumedamaks peitsin ja lihtsalt oleks selline visuaal käes, aga siis tuleb välja ukkus selline. Päris äge. Jah, et täitsa niimoodi. Jah, kui palju teist... Kas keegi on ostnud selle koha ära või? Riigi oma. Riigi oma, andsite lihtsalt õige väel ei olnud õiges kohas. Selles mõttes, jah, noored olid noored ja varem põlvkond ei olnud ammu enam maainimesed.
ja lapsepõlves oli seal metsades käidud ühe mingi. Nüüd selles mõttes jah, vaesemist juttu, et siin saaks puhtaks teha ja ilusa sellise platsi saaks teha küll, et ega Riigimaal ju võib ka koristamast käia teha talgud. Aga võib tagasi osta. Ma ei tea, kas riik müüb, jah, peab küsima. Minul ei müünud, minul oli Saaremaal oli Leesis seal karjas oli. Ja öeldi, et kõik ajamaagasid maha kuu aega. Kui lihtsalt lugu on taga või kogukond toetab ja tahab midagi sellist näha oma keskel, et siis saab kindlasti rohkem küsida, et mis plaan sellega on ja miks see peaks selline see asi olema, et siis